Tere! Nüüd on krõbistatud, siis meeldan, et kõik kuulevad, sest mina see krõbinat kuulsin küll kõvasti. Võtan ühe suure lonksu ka, sest 45 minutit on hirmus pikk aeg. Füüsikaõpetajal on siin kindlasti nagu rusikas silmaauku, aga mina natuke emotsin ära, Kaido palus, et ma teeks mingi ettekande. Siis ma tihtipeale ekskursioone kipun tegema siin majas, meie laboris. Siis kui ma kava nägin, et see on 45 minutit, siis ma korraks natuke ehmatasin. Aga sellest hoolimata, ma arvan, et ma tulen sellega toime. Ja millest ma räägiksin? Ma olen nüüd olnud õpilane 8,5 aastat. Ehk siis ma lõpetan selle aastaga doktorantuuri. Ehk siis 9 aastat õpilane ja sellest 9 aastast 7 olen ma olnud tööl laboris. Ja kohati on niisugune lõpetamisaeg, eks ole, siis võiks mõelda, et mida ma teinud olen. Et omajagu Euroopa Liidu ja Eesti raha on ka kulutatud, et kus siis on tulemused, kus siis on kogu see teadus ja arendus, mida me kõik tahame ja ootame. Ja siis ma üritangi äkki natuke seletada, et mida me oleme teinud ja mida me teeme. Arendus. Mida me tahame? Me tahame ikka teha asju paremaks, kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Selline hea sportlik motiiv, eks ole. Aga tihtipeale teadus mõtleb võib-olla asjadest kas just kõrgem lennuliselt, aga viimane aeg, eks sissejuhatav nali teha, eks ole. Et kui oli farmeril probleem, et tema kanad ei munenud, siis ta küsis füüsiku käest, et kas sa oskad äkki aidata lahendada seda probleemi. Füüsik on ikka tark inimene, teab kõike maast ja ilmast. Füüsik mõtles, arvutas ja leidis lahendusi. Ütles, et jah, ma tean, miks su kanad ei mune, ma aitan need munema panna. See lahendus töötab ainult siis, kui need kanad on sfäärilised ja nad on vaakumis. Ehk just ei olnud temast nagu väga palju kasu. Ehk see on selline tihtipeale füüsika või teaduse probleem, et ta natukene kasvutan sellest maailmast väljas, aga tegeleb selliste natuke teistsuguste probleemidega. Ta tegeleb konkreetse asjaga, vaid vaatab nagu suuremat, õilsemat pilti, võib-olla 10-20 aastat tulevikku. Aga kui me jätame, et paremad asjad välja, siis üks tähtis asi on raha, eriti arenduses. Tahame teha asju odavamalt. Ja kui mina tulin Tartu Ülikooli, mitte kui ma olin Tartu Ülikoolis, kui laborisse tööle asusin, siis veel üks tähtis asi muidugi, majanduskasvust rääkida, 2 sõna. Et me oleme justkui õnnelikud, et majanduskasv Eestis ikka veel on, kõik läheb õiges suunas, me oleme hästi kurvad, et see majanduskasv on läinud alla. Ta ei ole enam nii kiire kui varem, vähemalt on olemas, oleme õnnelikud selle üle. Aga kas me peaksime olema selle üle nii hirmus õnnelikud, et me tarbime rohkem, me toodame rohkem? Tegelikult oleks ehk aeg mõtlema hakata, kuidas me saaksime vähem toota, võib-olla paremini, targemini tootma. Et me ei peagi just rohkem eksportima, me peame targemalt ja vähemate kuludega eksportima. See on selline tulevikusuunitlus ehk. Aga tulin laborisse 7 aastat tagasi. Projekt, mis too aeg käis, oli efektiivsed plasma neeldumismaterjalid päiksepatareidele. Eks ole, kuidas siis energiat päiksega saada. Odava muidugi kaevata, aga kui me taevast saame tasuta energiat, on nagu parem. Aga päiksepaneeli tõsiseid probleem on see, et ta on täna natukene liiga kallis. Kui tahta seda endale koju üles panna, kasu saada, siis me peame hindama, et 20 aastat ehk umbes võib-olla, siis me oleme omadega, saame pai teha, et ma olen raha kokku hoidnud. 20 aastat on väga pikk aeg muidugi mingi sellise investeeringu jaoks. Et arvestades tänapäevase start-up'i, siis firma peab tootma tulusid vähemalt poole aastaga või mitte aastaga, eks ole. Nii et 20 aastat on väga pikk aeg. Igastahes, kuidas me saame päiksepatareid teha odavamaks, hoida kulusid kokku? Me saaksime kasutada vähem materjali. Sest üks asi on energiakriis, teine asi, mida väga nagu ei ole kõneainet pakkunud, see, et võib ka tekkida materjalikriis mingi aeg. Me kulutame väga palju materjale, väga vähe me tegelikult ümber töötleme neid asju. Mingi hetk meil juhtub nii, et me saavadki nagu otsa asjad, millest midagi teha. Võib-olla hakkame Marsilt ja kuu pealt kaevandama, aga see on 20 aastast on veel asi veel kaugemal. Eks eesmärk oli teha neeldumiskihti õhemaks. Esimene boonus see, et me kulutame vähem materjali. Teine hea asi selle asja juures on see, et kui see kiht on väiksem elektroodide vahel, siis tegelikult on meil lihtsam elektrit kätte saada. Kui meil on hästi paks kiht, siis me peame elektroodidele saama elektronid, siis tal läheb lihtsalt, ta on raske difundeeruda läbi kogu materjali, teeme hästi õhukese. Me saame elektrit palju paremini kätte. Justkui kõik on väga hea. Asja miinus see, et kui meil materjal hästi õhukene, siis seal enam ei neeldu valgust. See on juba nii õhukene, et valgus sealt natuke neeldub, ta läheb sealt läbi. Ehk siis nüüd me peame uuesti hakkama testama efektiivsust.
tegime asja odavamaks, natuke paremaks, nüüd on vaja natuke veel vunki juurde panna. Ja mis siis välja pakuti? Selline variant, et lisada päiksepaneeli materjalidele siis väikeseid kulla nanoosakesi. Mida need kulla nanoosakesed teevad? Seda, et kui muidu valgus läheks lihtsalt materjalist läbi, siis ta läbib väga väikse maa selles materjalis. Kõik kindlasti ei neeldu efektiivselt. Aga kui me paneme sinna siis väikseid näiteks kulla osakesi, mis neelavad seda valgust ja siis hajutavad nad igasse suunda laiali, nii efektiivselt toimub see, et meil valguse teekond selles materjalis pikeneb juba ainult selle esimese hajumisega päris palju. Ta läbib rohkem materjali, meil on suurem tõenäosus saada. Nii, teine asi on see, et tekib plasmon-efektid ja tekib sinna kõrgem elektrivälja, jällegi neeldub paremini. Igast tahes. Väga hea variant. Mida nüüd tehti, uuriti, et kuhu need osakesed tuleks panna. Kui me panevad päris üles, eks ole, siis nad hajutavad siit hästi varakult ja palju, aga samas võib hakata tegema, siis hakkavad tegelikult nad ise peegelduma tagasi ka, eks ole. Võib-olla panna nad keskele, võib-olla panna päris alla. Seda selles töös uuritigi ja arvutati päris palju, tehti paar päris reaalset eksperimenti ka ja näidati seda, et tegelikult oligi päiksepatarei efektiivsust võimalik tõsta 10%. Just siin selles punases osas, kui see on valgus, mida see paneel näeb ja tunneb, siin on efektiivsus, mitu elektroni ta suudab teha ühe footoni kohta. Ja see on normaliseeritud, see on näha, et siin on päris suur tõus. 10% tegime päiksepaneeli efektiivsemaks, see on ju suurepärane, eks ole. Aga kus need 10% efektiivsemad paneelid siis on? Selles on ikka see asi, et asi on liiga kallis ja natuke utoopiline. Et see on pigem selline teise generatsiooni paneel hetkel. Me tahaksime jõuda kolmandasse faasi, kolmandasse generatsiooni, kus tuleb kogu see asi nüüd odavaks teha. Ega need kullaosakesi teha ei ole ka nii odav. Kuld on ikkagi kallis materjal. Kuidas teil sinne sisse panna? Eks jah, me oleme justkui teinud suuri edusamme teha asja paremaks, aga alati iga hea asjaga on ka mõned teised tagasisammud. Et nüüd on probleemid, mida peavad järgmised inimesed lahendama. Et kui öelda, et näed, kus siis meie tulemus on vähemalt selles, et seda konkreetset tööd on 11 inimest, 11 teadusuuringu rühma hiljem tsiteerinud. Ehk siis nemad on lugenud seda artiklit, näinud meie tulemusi, väga põnev ja nüüd on sealt jätkanud. Et kogu teadus on ka selline püramiidiskeem kohati. Et on keegi, kes teeb midagi ja siis ta loodab, et teised teevad tema asjast midagi ja siis tegid veel midagi, lõpuks keegi saab Nobeli. Isse võid öelda, et näed, mina alustasin selle, mina olen see püramiidi all, mina tegin ka midagi. Et see on siis selline nähtamatu teadustöö võib-olla, et peab vaatama kusagilt viidetest, kes on mida teinud kunagi. Nii. Aga päiksepaneelil on ka muud vead. Äkki ta ei ole ikkagi nii hea asi. Et meil on see 20 aastat rääkisin, ta peab töötama, et ta tooks raha tagasi. Kas ta töötab nii kaua? No, kui ta on Hiinas tehtud, võib-olla siis ei ole, eks ole. Seal on kindlasti väiksed kvaliteedi küsimused, kusagilt pääseb niiskus sisse, läheb midagi prooste võib-olla. Lühised tekivad, asi on tuksis, viskame ära. See on see materjalikulu, energiakulu, mida kõike veel, eks ole. Teine see, kui me teeme asja nutikaks, teeme äppi, kirjutame ka, teeme päiksepaneeli, mis sa kõik juhid igalt poolt, siis tihtipeale varsti seal tekib mingisugune error ka sisse ja siis on jälle pahandus majas. Asi ei tööta. Asjad on liiga targad. Me peaks minema tegema asju hoopis lollimaks, lollikindlamaks vähemalt. Kui võtame Ameerika farmeri, kes kasvatab maisi, kui ta seda maha müüb, siis tema saab umbes heal juhul 8% nagu lõpppinnast. Ehk et tema teeb kogu töö, tema kasvatab vilja ja siis tuleb inimene, kes selle kokku ostab, logistikud viivad kusagil suurde jaeketti, müüvad edasi, inimene ostab lõpuks, viib koju, maksab mingi suure raha selle eest, farmer saab 8%. Ja tegelikult on energia samamoodi, et väga palju energiat me kulutame valgustuseks. Aga mis me päiksepaneelidega teeme? Võtame päikseenergiat ehk päiksevalgust, muudame selle elektriks, paneme ära aku sisse, pärast võtame aku sest elektri välja, paneme lambi, siis teeme valgust. Et miks neid vahesamme on üldse vaja? Me võiksime need vahesammud kõik ära kaotada ja asi läheb palju efektiivsemaks. Ja siin tulevad mängu sellised asjad nagu järelhelenduvad materjalid. See on siis selle projekti selline kõrvalasi, millega mina hakkasin konkreetselt tegelema. Mis siis järelhelenduvas materjalist toimub? Kui me näitame valgust materjalile, siis me tekitame elektronaukpaare. Üldiselt tihtipeale materjalides nad lihtsalt saavad kohe kokku uuesti ja meil tekib valgus. Aga teatud materjalid on sellised hästi halvad materjalid, ehk siis nad on väga palju defekte ja ebapuhtused täis.
kui meil on hea kristallstruktuur, me kujutame seda ette, meil on siin üks joon, teine, kolmas, neljas, heal juhul isegi võib kuubidine, hästi ilus ja sile. Aga looduslikult ei ole tihtipeale asi päris nii ilus, mõnes kohas ei ole üldse jooni, seal on mingisugune auk, eks ole, võre paindub kuidagi, mõnes kohta on pandud hoopis mingi suur joon vahele surutud ja materjal on täis igasuguseid erinevaid mustuseid. Need mustused võivad olla halvad teatud omadustelt, see materjal võib olla natuke nõrgem siin-seal tugevuse poolest, aga need lõksud on võimelised kinni püüdma elektrone. Ja kui elektron kui see auk püüab elektroni kinni, siis ta saab seda kinni hoida mingi aeg, laseb lahti hiljem ja siis see valgus tuleb ka hiljem välja. See justkui on selline nagu valguse patarei. Paneme valguse sisse, siis ta tuleb hiljem välja. Siin on kujutatud, et need lõkse võib olla väiksed, võib olla sügavaid. Ja kui see on selline väike lõks, siis elektron kukub sinna sisse, natuke aega on seal, siis tuleb välja, näeme valgust. Väga sügavate puhul on see, et see valgus võib siin väga pikaks ajaks jääda. Jääb võib-olla tuhandeid aastat võib seal istuda. See on asi, mida saab lihtsalt ise vaadata, kui võtta liiva natuke, sest liiv on ka selline materjal, kus on olemas need efektid. Ja siis pimedas toas panni peale natukene kallata liiva, siis näha, kuidas iga liivaterak annab natukene valgust välja. See on selline ürg eelajalooline valgus võib-olla sees, mille siis olete välja peksnud soojaga. Eks see annab mingit energiat ja see sügav lõks annab elektroni vastu. Ja see on nagu selline, leidsin sellise hea nagu võrdluse nagu tuulesõlmed, eks ole, kuidas vanad mehed, just abemetega targad mehed, sest ma üritan ka kasvatada, et targem välja näha, et kui see kunagi valgeks ka läheb, siis on eriti hästi. Et valge abemega mehed püüdsid tuult rannikul, eks ole, panid need sõlmede sisse, siis andsid meremeestele, oled mere peal, tuult ei ole, tahad koju saada, tõmbad sõlme lahti, tuul tuleb, fantastiline. Et niimoodi võiks see materjal ka töötada. Need materjal on tegelikult igavene suur hulk. Tõin mingisuguse valiku siit välja, eks ole, kellele mida. Et strontsiumiluminaadid on kõige populaarsemad materjalid, mida kasutatakse sellistes avariituledes ja mujalgi, mänguasjades ja nii edasi. Need, ütleme, kas just avastati, aga populaarseks said umbes 90ndate keskel, et nad tegelikult ei ole üldse väga kaua aega meil siin olnud. Sama nende silikaatidega, need on veel hiljem tulnud. Tähtis muidugi strontsiumiluminaatidega on see, et nad suudavad kiirata valgust ligikaudu 20 tundi või isegi rohkem. Ehk tööpäevased tsüklid võiksid vastu pidada. Päeval koguvad valgust päikse käes ja siis põhimõtteliselt öö läbi võiks nende valgust kiirata. Siis on üks ilgelt keeruline vend, tsinkkallium, germaanium, oksiid ja siis on veel 1,2 kroomi sisse pandud. Miks tema on tähtis, on see, et tema käes on veel endiselt maailmarekord, ta suudab kiirata valgust 360 tundi peale laadimist, ehk siis 2 nädalat tegelikult. Selle küll nähtav valgus on infrapunane, väga nõrk on, aga see selleks. See on omaette selline milestone, kuhu jõuda, eks ole. Ja siis on sulfiidid, erinevad väävlipõhised asjad, mis tegelikult ei ole üldse väga head, sest nad lõhnavad väävli järgi, nad ei keemiliselt ei pea vastu, nad ei kannata niiskust. Aga miks nad on siin nimekirjas, on sellepärast, et 100 aastat tagasi olid nemad ainukesed järelelendatud materjalid, mida sai kasutada. Ehk siis, kui me võtame käekellad, eks ole, mida me saame praegu pimedas vaadata, mina enda omavahelt näen. See on strontsiumiluminaat ja 100 aastat tagasi pidi kasutama sulfiide, aga sulfiididel olid omad probleemid. Mida siis kasutati? Kasutati raadiumit. Raadium oli hästi hea asi too aeg. Raadium mitte ei olnud niisama asi, vaid oli isegi hea asi, eks ole. Ta ravis sind igast haigustest, andis energiat juurde. Ja raadiumiga töötamine oli selline omaette privileeg. Mida siis tehti, et olid, kuna mehed olid kõik sõjast too aeg, siis naised värvisid neid kellasifreid. Ja selline nad said päriselt palka, aga isaks sellele nad olid väga sellised austatud tegelased. Siis kui nad tänaval kõndisid, kohe nägid, et need on raadiumi tüdrukud, nad on ikka kõvad tegijad. Nemad ei käinud tööl selliste, ütleme, tehase kitlitega, need oli tööle käisid, panid oma kõige uhkemad kleidid selga, sest et õhtul, kui nad läksid pärast mingisugusele kohtingule, siis see Keit niimoodi, ta kogus seal tehases seda raadiumi tolmu ja siis ta öösel kiirgas ka nii edasi, et see oli selline eriti uhke asi. Lõpp muidugi on väga uhke, et need sarkoom ja kõik selline asi, see tohutu kiirgus, mis neid lõpuks kimbutas, oli väga õudseid tagajärgi. Aga nüüd me oleme targemad, eks ole, nüüd me ei kasuta enam selliseid asju, me oskame kasutada järelelenduvaid fosfoore. Ja siin on toodud mõned pildid, näiteks käekell, eks ole, juba toodud, räägitud. Ja mida me veel võiksime pimedas, võiksime ära märkida mingisuguseid tänavateid, eks ole.
me ei pea isegi näed, siin on eriti kokkuhoidlik oldud, eks ole. Ei ole värvitud kõike, näed, sirgelõik on jäetud mustaks, aga kurvikohad just värvime ära, et siis sa tead, kuhu täpselt minema pead. Siis on rulapark, pimedas helendav. Kas rulapark on tähtis asi inimkonna jaoks? Noh, niivõrd kui Pärnu inimesi on siin mõni. Ei ole mitte ühtegi inimest Pärnust. Ja mina olen, siis ma räägin ise. Aga 2016-2017 aastal oli kodanikualgatus või see kodaniku hääletus, et 40 000 eurot oli raha ja küsiti, et mida inimesed tahate see 40 000, me teeme ära. Tartus on samasugune süsteem, eks ole. Ja huvitavaid 6 tükki valiti välja, inimesed said hääletada. Minu enda lemmik oli number 3, kus siis oleks olnud teatud sellistele kehvemates kohtades asetsevatele sebradele oleks pandud siis lisavalgustus. Nii et kui inimene läheb siin sebra juurde, siis hakkab põlema suur lamp, eks ole, inimese peale ja valgustatakse sebra ka ära, nii et autojuht nagu märkab jalakäed palju paremini, sest olgem ausad, helkurit ei kanna ju mitte keegi jumala eest, eriti linnas, sest see on ju valgustatud. Aga rulapark oli ikkagi see, mida inimesed tahtsid, nii et rulapargid on tähtsad. Aga kui me siis teest räägime edasi, siis on jah, Hollandis on täiesti olemas, 2015 aastal see valmis, 3-kilomeetrine lõik, kus siis ongi tehtud sellised helenduvate markeritega nii jalakäijate teed kui autoteed. Seal on muidugi väga palju muid huvitavaid asju ka, mis selle nimega seotud, aga räägime ära. Näiteks see, et see autosõiduteede kõrval on sellised väiksed tuuleturbiinid, et auto sõidab mööda, tekib tõmbetuul, turbiinid toodavad voolu ja see vool tõstetakse siis tänavavalgustusposti, mis asub auto ees. Ehk siis see on selline personaalne tänavavalgustus justkui. Ja siis veel mingid uhked markerid, mis hakkavad õigel ajal helendama, siis kui on hästi külm näiteks mingi, ma ei tea, -5 kraadi, eks oli see, tüksid lumehelbed tänava peale. Vahva asi, eks ole. Aga see oli selline pilootprojekt, ütleme. Aga see õnneks ei ole ainuke projekt, mis sealt läks käima, et nüüd on Singapuris selline asi, on Austraalias ja Suurbritannias praegu ehitatakse seda. On ka olemas Poolas, mis nüüd sai, ütleme väga alles hiljuti, ma nägin, et see on nagu olemas, kuigi siin väga palju sügisesid pilte, aga igastahes 2019 aastal Poolas avati. See on nüüd 100 meetrit pikk, see ei ole nii hirmus pikk, aga siiski selline justkui ilus asi, et laseme korra silmal puhata, eks ole. Nii, vaatame neid pilte ka, et need enam ei ole nii ilusad. Et see on jah, et kas teadus ja arendus kusagil natuke toppama jäänud, et nad väga läbi ei ole mõelnud selle, mis nad sinna tegid. See esimene on üks videotõmmis, mis on ühest uudiste saatest tehtud. Siin isegi on näha, et ikkagi kiirgab, aga alumised on tehtud inimeste poolt. Ilmselgelt siin on võib-olla säriaeg väga pikk, eks ole, natuke Photoshopi lisatud, asi näeb ilus välja, hea reklaam. Aga tõsi on jah see, et kui inimesed selle kõnnivad ja seda kasutavad, siis nemad seda head efekti ei saa. Ehk kus on see probleem? Seda nüüd mine võtta kinni. Et järelikult seda asja on vaja kõvasti arendada, et meil ikkagi asi läheks käima. Nii, rääkisime siis fosfooridest päris palju. Mina hästi palju teinud materjali ka, eks ole. Milles mina olen teinud? Mina ei ole tegelenud nende strontsiumionaatidega ega mitte see rekordmaterjaliga ka, vaid sirkooniumoksiidiga. Et tal on nagu päris palju häid omadusi. Esiteks ta on hästi lihtne, ta näeb välja lihtne, eks võrreldes eelmistega. Ja lihtne, teda on hea valmistada ka. Ta on väga hea vastupidavus nii temperatuurile, nii mehaanilistele survetele, eks ole, kui ka keemiline, et sellest saab teha mingid väga superlaagreid. Ja ta on kõvaduse skaalal põhimõtteliselt, vaid ongi järgmine teemant järel. Ehk siis võltsteemandid tihtipeale on ka tsirkoonist. Aga veel üks väga tähtis punkt on see, et ta sobib kokku eluskudedega, ehk siis keha ei tõuka teda eemale. Et sellest materjalist saab teha ammaplomme, tehakse puusaliigeseid, kõike muud head. Sest ta on hea, tugev, vastupidav ja sobib keha sisse. Nõnna. Miks me siis tegeme tsirkooniumoksiidiga, et ega tal ju mingit, tema järelhelendus ei ole absoluutselt võrreldav sellega, mis on strontsiumialuminaatidel, et 24 tundi. Et objektid, millest me alustasime, kiirgesid heal juhul 10 minutit. Kas siis on üldse mõtet sellise asjaga tegeleda? Kas sellel teadusel on nagu mõtet, kus see arendus on? Lootus on see, et alati, et kui me oleme kusagil lokaalses maksimumis, on mingi hästi hea materjal, aga võib-olla mõni asi, mis on kusagil kõrval, et tal on äkki hästi palju potentsiaali. Et siis niimoodi me enam-vähem peale läksimegi, et teeme sellest tsirkooniumoksiidist kõige pikema järelhelendusega materjali üldse.
et mis see pagana kroomi asi ka, et 2 nädalat, see on ju noh, mööda minnes, teeme kuu aega, miks mitte. Ja ütleme, siin on nagu minu bakalaureuse töö tulemused, 1 aasta on sellega tehtud, et mis siis tulemusteks olid. Et tõepoolest me suutsime asja parandada, et mis siin pildi peal on näidatud seda, et kuidas see valguse hulk, mis välja tuleb ja aeg, eks ole. Et siin on näidatud, no ma ei hakka väga täpseks minema, et miks mingi kõver on selline, nagu ta on. Mis on tähtis, on see, et me näeme, et siin umbes 10 korda võib-olla suutsime signaali suurendada, vähemalt alguses. Kestvuse suhtes võib-olla mitte nii väga palju. Et me tegime ikkagi nagu aasta aega tööd ja tulemus on see, et me ei teinud asja väga palju paremaks. Nii, aga ei ole hullu, bakalaureuse töö tulemus oli vähemalt, eks ole. Saime väikse kraadi. Minu isa on hästi palju kasutas, enam mitte, nooremana võib-olla. Kas minu motiveerimiseks ta tihti ütles, et sellest asjast saia teha ei saa. Et no ei saa, ei olegi mõtet proovida. Aga see on selline, ma ei tea, see ei ole väga kole väljend, aga siiski mul millegipärast tekkis mingi nagu teine lähendus sellele asjale. Ja ma ei saanud tast peast välja, siis mõtlesin, et ma panen see slaidi peale, siis ma saan tast vähemalt lahti, muidu jääbki mulle pähe. Hästi rõõmus inimene sööb saia. Ja mis on saia tähtis omadus? See, et ta oleks pehme. Kui sa käid poeski ringi, eks ole, siis vaatad, kuidas hindad saia, mis on hea sai. Vaat see on hea sai, see on pehme sai, see on hea sai. Mis on veel pehme? Vatt on hästi pehme, hilligelt pehme. Sööme vatti, see inimene ei ole rõõmus, kes vatti sööb, eks ole. Just, et võib-olla see tsirkooniumoksiidile ka, teda ei ole mõtet kasutada lihtsalt järelelendu materjali. Me peame leidma mõne muu asja, kus me teda saaksime kasutada. Nii, võtame ette siis minu järgmised 2 aastat magistrantuuris. Me rääkisime, et see materjalides on erinevaid lõkse, need on vähem sügavaid, on hästi sügavaid. Vaatame neid asju, et tsirkooniumoksiidis on ka väga sügavaid lõkse. Kui meil muidu järelelendus tuleb siit kiiresti välja, eks ole, aga väga palju tegelikult jääb veel energiat materjali sisse. Ja siis me hakkasime uurima neid sügavaid lõkse. Ja me nägime, et kui me näitame neile peale kas siis laserit, sellist infrapunast laserit, või siis anname soojust, siis me saame tegelikult selle energia sealt kätte. Nii, nüüd võib hakata mõtlema edasi, mis me siis sellega teha saame. Me saaks kasutada seda mälumaterjalina. Paneme sinna sisse valgust, mingi ultravioletiga näiteks, ja pärast hiljem siis punase valguse saame selle info kätte. Suurepärane, meil on mälumaterjal. Aga mälumaterjal, mul on taskus mälupulk, eks ole, kuhu mahub tohutult palju informatsiooni. Ma arvatavasti konkureerida ei saa. Nii et see ei ole selline väga hea kõnepunkt, et näed, meil on super mälumaterjal. Teine asi oleks infrapunadetektor, kuna ta on valgust täis. Kui me paneme punase laseri peale, siis ta hakkab kiirgama nähtavalt valgust. Järelikult me näeme, kus kohas tegelikult on infrapunane valgus, mida me silmaga ei näe. Nii et see oleks nagu hea asi. Samas mul on hästi suur tasku, eks infrapunakaamera, täitsa telefonis olemas. Konkureerida sellega peaaegu võimatu, eks ole. Veel üks asi, võtame dosimeetri. Eks see on ka mingi mälumaterjal, aga dosimeeter on selline asi, mida kannavad inimesed, kes töötavad kohtades, kus on palju kiiritust. Ehk siis mingid tuumajaamad, radioloogid näiteks, kannavad sellised sõrmused või mingid rinnamärke ja see siis päeva jooksul kogub, ütleme, kiirgust. Õhtu lõpus need kogutakse kokku, pannakse ahju ja mõõdetakse, palju valgust välja tuleb. Ja siis öeldakse, et see inimene on täna saanud nii palju kiirgust. Ehk siis, kui sa töötad radioloogina, siis teed seal mingid oma asju ja siis, kui keegi ei vaata, siis lükkad oma käe natuke sinna aparaadi poole, saad 2 vaba tööpäeva näiteks, saad liiga palju kiiritust saanud. Et dosimeeter on justkui potentsiaalne rakendus. Dosimeetrid tohutu hulk olemas, nende konkureerida pigem raske. Muidugi UV-dosimeetrid meil väga niisama ei ole, et tegelikult päike juba paistab, et mul elukaaslas on ka nägu natuke põlenud juba siit nina ümbert, eks ole. Et tegelikult et UV-dosimeeter personaalne oleks küll hea, mida inimestel võiks nagu olla. Teada, kui palju sa kiiritust saanud päeva jooksul, siis päikse kiiritust. Nii, sellel asjal juba 13 liidet, ehk siis 13 inimest on mõeldud, et sellest saaks midagi edasi teha. See on tore. Nõnna. See on siuke hästi, kohati siuke ole keeruline teaduslik pilt, lähme natuke rõõmsamaks vahepeal. Et vaatame siukest rahulikum, siuke väga zen pilt, kuidas loodus annab valgust välja. Meil on meduusid siin, mingi plankton, jaanimardikad, kes kõik kiirgavad valgust. Inimene on ka neid kasutanud, just seda Jaapani sõdurit kasutas seda planktonit. Kogusid seda, kuivatsid seda ja siis, kui oli vaja
ka midagi pimedas vaadati, siis panid vett peale, see plankton rääkis uuesti ellu justkui ja siis nad said pimedas kaarti vaadata. Jällegi sõja eesmärgi põhjast vaenlane ei näeks, aga ise need piisavalt. Jaanimardikatega oli siis see, et koopad, kuhu ei julgenud eriti minna, et too aeg ütleme ka, et parim valgustusvahend oli ikkagi tõrvik, eks ole, kui see on koobas, mis on metaani täis, siis sinna tõrvikuga sisse ei jookse. Et siis võtsid jaanimardikaid, läksid siukse väikse lambikesega sinna sisse. Ja kuidas me saaksime seda ära kasutada? Oli üks projekt, et on seened, kes kiirgavad ka väga hästi valgust, ja roheline jättav valgus. Võtame seenesest geenid, paneme puu sisse. Me rääkisime, et tahame tänavaid valgustada, et paneme siin erilisi kive ja asju milleks. Istutame puid, kes annavad valgust välja. Ega siin ju ka ühtegi miinust asjal ei saaks olla, eks ole. Ja see projekt läks läbi, see oli kusjuures eraprojekt, eks ole, mitte teaduslik projekt, isegi inimesed ise, eraisikud andsid raha, et seda uurida. Ja oligi esimene valguskiirgav taim valmis. Et ta nüüd puu mõõtu välja ei anna, eks ole, ta mahub elektripirni sisse, et jällegi et lugeda see seal ei näe. Ja probleem on selles, et selle slaidi siia, et kogu energia, mis nüüd sellel taimel on, et kasvada, ja selle kõik annab välja, et kiirgusena. Ehk siis kohati ei ole meil mõtet nagu loodusega võidelda. Et mina geenitehnoloogiast ei tea eriti midagi. Ainult nii palju, et ma olen geenitehnoloog, mitte geenitehnoloog, ma olen geenitoonor, nii palju ma ikka oskan teha. Ja paar päeva tagasi on vastus, et ma sobin ka, nii et eks me siis näe, mis nad sealt välja võtavad. Aga see üldiselt see mõte mind nagu huvitas ja mängisin, niimoodi ma hakkasin ühte salatilehte söötma järeleelenduvate asjadega. Mitte ehk siis see taim ei kiirgaks, vaid ikkagi on materjal, mis neelab valgust, ise kiirgab. Et ega ta väga palju kehvem ei ole, kui see taim, mis on selle pirni sees istus, eks ole. Et natuke ta ikkagi kiirgab, eks ole. Aga ehk siis me oleme võimalik tegema taime, mis annab valgust välja. Ja siis me võiksime mõelda selle peale, et võiksime üldse vaadata organismide sisse. Võtame sellise nagu optilise biokuvamise, kui tahame vaadata inimese sisse. Tihtipeale on see vajalik, sest kõike me ju kõike ei taha lahti lõigata. Ja oleks, kui me saaksin lihtsalt sisse vaadata. Aga mis on sellega probleem, on see, et kasutatakse markereid, mis viiakse keha sisse ja mida ergastatakse ja vaadatakse valgust läbi keha. Üks on muidugi see, et inimese keha läbi paista. Isegi kui riided ära võtnud, ikka ei näe must läbi. Aga probleem on jah selles, eks ole, et markerid väga hästi ei pea pikaajaliselt vastu. Ka alguses töötavad, aga nad kaotavad oma töövõime pigem ruttu. Ehk siis me pikki protsessi uurida ei saa. Teine asi on see, et ta vajab kõrge energiakiirgust tihtipeale, et kui me tahame luminessentsi tekitada, siis kõige efektiivsem on see tekitada mingi kõrge energiaga. Ja siis mingi UV-laseriga või siis röntgeniga. Et röntgenit nagu kogu aeg läbi keha lasta ka ei tahaks, eks ole, UV-d ka mitte. Et me võiks võtta siis hästi punase valguse. Siin on toodud bioloogiline aken on siin, ehk siis see on umbes see osa, mis ei paista inimesest läbi, aga umbes 600 juures sealt tegelikult juba inimese keha hakkab natuke läbi paistma. Et punast valgust me saame nagu läbi keha lasta. Muidugi seda mõõti saada keerulisemaks, me tegeleme asjadega, mida ise ka hästi ei näe. Ja kui me laseme infrapunast valgust läbi keha, siis meil tekib väga palju taustasignaali. Et kehas on väga palju muid asju, mis ka kiirgavad infrapunase käes. Et mitte ainult see marker, vaid igasugust muud asja hakkab meil sealt kiirgama. Kuidas nüüd seda probleemi lahendada? Et meil oleks lihtne asi, me saaks ergastada ultravioletiga, meil oleks taustsignaali. Oleks see, et me kasutaks järelelenduvaid markereid. Võtame mingisuguse potsikuid markereid, paneme kiirgust täis, röntgenit, ultravioleti, mida iganes, mida hing ihaldab, sest see nagu ei ole kuidagi seotud inimesega, eks ole. Me viime ta sisse organismi ja me pärast vaatame. Ja eriti hea on see, et nüüd elame taustsignaali. Kiirgab ainult see marker, väga konkreetne marker kiirgab. Et enamus asju muidugi jõuavad maksa, aga kindlasti jõuavad ka sinna, kuhu nad peavad jõudma. Selle jaoks on vaja kõik need markerid ühendada selliste linkeritega, kes siis teavad, kus ta minema peab. Paneme selle markeri külge, tema käib keres ringi, leiab see koha üles, jääb sinna seisma. Nüüd me saaks vaadata läbi keha kiirgust. Ja nüüd see on üks asi, mis on publitseerimata, mis ehk doktoritöösse mingil määral jõuab ka, et nende asjadega oleme töötanud ka oma jagu, aga meie siin majas ei jõua kindlasti
inimkatseteni kindlasti mitte, loomkatsetest ka pigem rääkimata, et heal juhul me teeme neid asju vesilahustes. Et teaduse edasijõudmiseks peab olema väga palju koostööd. Ehk et kui meie teeme siin, ütleme, niisugust materjaliteadust ja füüsikat, siis peab olema järgmine grupp, kes selle asja üle võtab. Ehk siis nemad loevad see artiklit, saavad, see on hea variant, proovime seda oma asjade peal. Ehk siin ongi vaja nüüd bioloogid ja igasugused biomeedikumid kõik punti võtta, kes hakkavad seda asja arendama edasi. Et teaduses, et need ajad on möödas, kus inimesed tegid oma toast teadust ja avastasid midagi. Nüüd on see, et keegi teeb midagi, teine teeb kolmandat, neljandat ja siis mingi väga suure, see püramiidskeem, nagu te mäletate. Seda püramiidi on vaja, et kusagile jõuaksime. Selline projekt oli. Teine asi, mis on see sama projektiga kaudselt otseselt seotud, oli see, et me võiksime, kui me juba näeme kere sisse, võiksime hakata ravima ka seda, mis seal kere sees on. Selle hiirepoisil ka, eks ole, on vähk, eks ole, või kasvajad on vähemalt 3 kohas. Kuidas me saaksime neid ravida? Muidugi on kemoteraapia ja võib ka neid välja lõigata, aga niisugust väga head vähiravi meil ikkagi ei ole. Ja üks selline variant oleks hüpertermia ravi, kus meil on jälle mingisugune nanoasi, mis läheb keha sisse. Aga selle asemel, et ta võtaks valgust ja seda välja kiirgaks, see valguse neelab ja muudab soojuseks. Ehk täpselt see ongi näha, et me anname talle valgust hästi palju ja siis see kõik läheb soojuseks. Kõik see energia läheb soojuseks ja see osake soojeneb. Teada, mis temperatuuri on vaja, et kasvaja ära tappa? Tahab keegi pakkuda mingit numbrit. Aga see on juba niisugune tagasihoidlik pakkumine, eks ole, et see on 40 kanti, et 45 ja midagi sellist ma olen ka kuulnud, et lastega on lõbusam, lasted pakuvad ikka 100 ja 1000 ja midagi sellist. Aga jah, et väga vähe on tegelikult temperatuuri vaja, et me suudaksime seda vähki tappa. Nüüd on see, et miks me ei kasuta selliseid asju täna? Et tegelikult hüpertermia ravi on justkui teoorias töötab väga hästi, aga teda kunagi ei kasutata individuaalselt. Ta suudab seda vähirahku, ütleme, natukene kokku tõmmata ja teda natukene tappa, aga mitte nagu läbinisti. Et alati kasutatakse seda paralleelselt mingi teise raviga. Ja siiamaani ei ole ühtegi... See on huvitav, et kui ma viimati lugesin, siis see parandab oluliselt vähiravimist, aga ellujääjate hulk ei ole nagu paranenud, et korrelatsiooni veel ei ole, et vähk sureb küll paremini, aga see ei ole veel ikkagi nagu ravi selles suhtes. See on asi, millega on olemas ka patent, eks ole, et see väga juba peavoolumeedias sellist asja ei näe, aga selline väga tõsised uuringud käivad, et ikkagi nagu inimkond edasi aidata. Nii, nüüd meil on see, et me näeme juba läbi keha, eks ole, ja me suudame temperatuuri tõsta. Aga nagu me ütlesime, et kes kui palju temperatuuri tahab, eks ole, meil oleks vaja juba näha seda ka, et kui palju see temperatuur keha sees on. Tegelikult see on ka hea pilt, kus on näha, et erinevate markerite vastupidavus. Siin on mingi marker Alexa, mitte nüüd see Amazoni Alexa, aga Alexa, kellel on väga tugev kiirgus. Ta on väga hea marker. Aga näete, tema tööeluiga on väga-väga lühike seest. Aga võtame siis näiteks teemati, mis siin vahepeal, ta on selline mõistlik kiirgus, eks ole, ja vaadake, kui stabiilne ta on. Nii et jah, teematiks ka niisamagi teada, et hea tugev materjal, eks ole. Et ta on ka väga vastupidav ja seega me saaksime uurida teemanti abil nüüd temperatuuri. Teemanti kiirgus, vaata, siin on üks hea pilt veel, et teemantil on väga palju erinevaid efekte, me rääkisime, et kus on mingid lõksud ja paindud ja asjad, eks ole. Et teemantisse ka need omajagu palju, siin on kõik enam toodud, väga laias vahemikus. Meid kõige rohkem huvitavad need, mis istuvad kusagil siin punases osas, et läbi kere saaks lasta. Et need kiirgused, nende asukoht ja nüüd laius sõltub sellest, kui suur see temperatuur on. Ehk siis nüüd olekski see vaja, et me viime keha sisse, eks ole, vaatame, kus mingid asjad on, siis me viime sinna juurde veel mingi asja, mis kütaks asja üles. Ja nüüd kolmanda asjana, et ta ütleb, et kui palju see temperatuur on, nüüd võt natuke vähemaks, eks ole, et kas me üldse soojendame õiget kohta ja edasi. Et selle jaoks me peaksime viima teematit sinna sisse. See on ühest artiklist, kui on ühte rakku vaadanud teemati osakestega, et on näha, et suudavad rakku täitsa näha ja seda soojendada, siis me näeme, et kus kohas rakus on mingisugused kindlad kohad, mis kuumenevad rohkem kui need muud kohad näiteks. See on ühest eelmine aasta lõpetatud bakalaureuse tööst, mis siin majas sai tehtud, kus uuritigi ühte teemati seda kiirgust
siis jah, tema temperatuuri sõltuvust, et kuidas me saaks teha termomeetri hästi-hästi väikese. Muidugi jah, ega teemantitega on ka probleem, et ega nad kõige odavamad asjad ei ole ja et neid nanomõõtmeteni viia on neid ka raske, et nende tootmine on täna veel natuke raske. Aga iseenesest jällegi nagu potentsiaali on väga palju, et teadust tuleb teha, et saaks seda asja arendada. Ja tegelikult mul on küll justkui veel nagu aeg, aga siiski ma ei teinud ühte kokkuvõtte slaidi, mõtlesin, sest see on kõik nagu jooksev asi, eks ole, et minul doktoritöö on ka veel kirjutamata, eks ole, et ma kokkuvõtte slaidi ei teinud, aga mis ma tahtsingi öelda, et teadust tuleb ikka kogu aeg teha, tahtma isegi kohe me ei näe mingit tulemusi, siis taustal tegelikult teadus alati tiksub natuke vaikselt. See, kas ta arenduseni jõuab, see nõuab paljude teiste inimeste jõupingutusi. Aitäh! Mul ei ole küsimus, mul on pigem teatud selline täiendav informatsioon või esmalt muidugi tänud Lauritsale selle suurepärase ülevaate eest sellest, mis siin meie majas tehakse. Aga kellel on luminessentsi ja luminofooride vastu nagu rohkemat huvi, üks lugemissoovitus, selline veebikoht nagu Materjalimaailm, tänu Kaido pingutustele on ta nähtav. Seal on vastu Materjalimaailm. Võib-olla paljud, kes on näinud ka. Seal vasakus veerusmaterjalite loeng võtate luminofoori ja selle all on õige palju igasuguseid nii ajaloolisi kui ka konkreetseid, mida te saate võib-olla midagi kõrva. Palun milline firma on õige eestis paneelis? Ma ei julge öelda, sest ma ise ei ole selles suhtes, mina ei ole julgenud ka seda vastutust võtta, eks ole, et kas 20 aastat peab asi vastu või mitte, et mul ühtegi paneeli endal ei ole. Arendada võime neid suure hurraaga, eks ole, aga kommertsiaalsel tasemel ma nagu nii kodus ei ole. Põhiline valitsus on Ameerika ja Hiina. Ei, no Eestis on ka firmad, kes teevad paneele, ma ei tea, kas nad 20 aastat vastu peavad. Mis meil on? Meil on Crystal Sol on üks firma, kes teeb, nemad teevad küll pigem painduvad elementi, et nad ei tee, nende efektiivsus on kohati väiksem, nad ei tee nagu väga efektiivseid asju, aga nende eesmärk on teha painduvaid asju ja väga-väga odavalt. Ja siis kusagil taga kummitab siuke nimi nagu Solarest. On mingi firma äkki, kes ka tegi midagi Eestis. Kas see Crystal Sol, see teebki või arhitekti oma? Bioist ma ei tea, kellele ta kuulub, see on mingi määral, jah, Tallinnas nad asetsevad küll. Ja nemad müüvad nendega? Nemad on vist ka, ma ei tea, kui palju nad müüvad nagu suurel turul, nad on arendustegevus praegu ikka põhiline, aga koduleht on neil üsna vinge, et seal justkui tundub, et ühte koma teist on. Ma siis, eks ole, nende päiksepatareidega on ju nii, et seal on olemas mingisugused põhimõttelised piirangud, mis võib päiksepatarei kasutada olla. Ehk siis, kui sul on ühekiviline päiksepatarei, siis sa ei keli sealt mitte kuidagi üle 30% ei ole põhimõtteliselt võimalik. Nüüd selle luminofooriga, ehk siis me võime ette kujutada, et paneme nagu kiivmaterjali, katame katus ära, ja siis päev otsa paistab päike peale, siis võiks sealt ikka ju jätkuda. Ehk siis, kas on olemas mingisugused põhimõttelised piirangud, mis panevad sellele arendusele katuse peale, et rohkem lihtsalt ei mahu ära? See on huvitav küsimus. Ei põhimõtteliselt nii palju, kui need lõkse on võimalik siin sisse teha, et materjal ainult lõksust ju ka koosneda ei saa. Peab olema mingisugune kindel struktuur ja siis kusagile mõnes kohas peab olema see koht, eks ole, aga mis see füüsikaline suurus on, et energia ühe võredriime kohta, kas üldse siin on ole? Seal on kindlasti mingi kaugkorrastatus ka, et siis ei ole nii, et 3 defekti istuvad kõik rõõmsalt ühes iga nagu kõrvuti oleva nagu sellise võresülme kohta. See on see kuri küsimus.
ei oska sellele vastata. Sest muidu on ju nii, et füüsika on see tore ja ühtaegu kole teadus. Et tore selles suhtes, et sa saad seletada, kole selles suhtes, et sa saad seletada ja mingisugused fundamentaalsed seadused panevad meile piirid peal. No ei ole lihtsalt rohkem energiat, kui vahel niimoodi on, et siis nende materjaliteadusega on siis see küllap pisut keerulisem, et aru saada, et mis nad on need reaalsed piirid. Sest need piire ju pigem vist nihutatakse ka aega, et tuntud piire. Nojah, nagu spordiski maailmarekordid iga päev lükatakse natuke edasi, kuigi justkui tundub, et on võimatu, aga kusagil on ikka väike varu veel. Et siis materjaliteadus ja füüsika on pisut erinevad ka. Et füüsikas juhtub seda vist varem. Kas veel on tekkinud küsimusi inimest? Õigus saada. 5 aastat tagasi kuulsin, et ei maksa veel paneeli osta, 2 aastat tagasi ütlesin ka, et ei maksa veel paneeli osta, sest et tasud ei tasu ära. Praegu veel ütletakse, et ei tasu veel ära. Kaua ma veel ootama peaksin, et see püramiidis tegutsevad tegelased siis jõuaksid selleni. Ma arvan, et kui sa oleks 5 aastat tagasi ostnud, siis võib-olla oleks juba ära tasunud. See on nagu Bitcoiniga, vaata, see ei tohi magama jääda, sa pead ikkagi... Aga võib-olla selleks, et kõik juba vältivad. No seda küll jah, et pikaajalisi testinguid... Kui ma võin vahele korrata, siis minu parima teaduse järel Laurits parandab mind, peaks läbimurre tekkima hetkel, kui need paneelid lähevad väga oluliselt odavamaks. Ehk siis kui tekib selline tootmistehnoloogia, mis võimaldab materjali hinna või tootmishinna viia väga palju madalamale, sel korral tekib võimalus olla kiiremini kasutada ära. Ehk siis seda pigem jällegi Laurits arvab juurde, et ei usuta, et see efektiivsusel on lagi peal. Just natuke tagasi rääkida, et see ei saa väga üles minna, et hind võib minna alla. Ehk siis vaata hinnasütki. Kui see on samasugune, siis on osta. Teine isegi see, et osta ikka, sest mida rohkem ostetakse, seda odavamaks ta läheb, eks see masstootmine alati odavam, nii et võtta sõber ka punti ja võtke 2 peale. Minu arved saad. Pioneerid. Nii. Keegi tahab öelda helendada, kui keegi tahab, siis pöördume Lauritsi poole. Aga senikaua aitäh!